Lähme. Alustame ühest kõige uskumatumast loomast maailmas, kes liigub maa all. See on kiskja ja ta sõna otseses mõttes ujub läbi Namipi kõrbeliiva. Praegu otsib ta oma saaki. Kui mäletate, siis filmides Tremors või Tune olid samuti maa-alused olendid, kes liigusid liivas. Filmis Tremors kutsuti neid grapoitideks. Need olendid orienteerusid vibratsioonide järgi, mida tegitasid loomad ja inimesed maa peal, ja seejärel ründasid oma ohvrit maa alt. Ja kõige naljakam on see, et päriselt eksisteeriv grapoid Namiibias jahtib täpselt samamoodi. Ta tunneb samuti ära kõige väiksemad vibratsioonid, aga õnneks, erinevalt filmide grapoitidest, on ta väga väike ja jahtib ainult pudukaid. Mõnikord nimetatakse seda looma luitehaitaks või kõrbehaitaks. Ta on väga õkijalik ja sööb õnnetud martikad ja termiitid ükshaaval ära. Seda olendit nimetatakse kultmutiks. Tema välimus on sama veiter kui tema eluviis. Tema silmad on kaetud naha ja karvadega, mistõttu ta on täiesti pime, kuid erilised luud tema kõrvades tajuvad kõige väiksemaidki vibratsioone liivas. Termiitid annavad mutile nii toitu kui ka vett, kui ta püüab öö jooksul 60 tükki. Võime liiva sees liikuda aitab kultmutil end peita kiskjade eest. Öösel korallimeres ilmuvad salapärased olendid. Töölised laternakalad. See helendus pärineb bakteridest, mis elavad nende spetsiaalsedes valgusorganites silmate all. Kalad kasutavad seda helendust eri eesmärkidel, näiteks merepõhja valgustamiseks, kui nad otsivad toitu. Sellise mugava tööriista abil on lihtne konkurentidest ette jõuda. Lisaks kasutatakse laternaid ka selleks, et kiskjaid segatusse ajada. Tulete kaos pimetuses teeb ohvri valimise väga raskeks. Kui kiskja siiski liiga lähedale jõuab, lülitab kala lihtsalt oma laterna välja ja muutub silmapilkselt nähtamatuks. Täiuslik ellujäämisstrateegia pimetas.